No tervist, tulevane Panter! Mul on nii hea meel, et sa oled jõudnud Panterasse, et oma tervist tõsiselt käsile võtta. Pikka juttu siinkohal ei teegi ja asume kohe asja kallale. Teeme selgeks kõige olulisemad teadmised tervislikust toitumisest ja toitumisest üldiselt. Ja siis sa saad edasi juba terve sisuka kursuse läbida täiesti omas tempos. Kuidas kõlab? Esiteks vaatame, miks on õige toitumine üldse meile oluline. Igasugune toit annab energiat. Energiat, millega me liigume, millega me hingame, millega me isegi seedime ja mille abil töötavad meie organid. Ilmselt sa oled kuulnud palju lauset, et toit on kütus. Sõna otseses mõttes see ongi niimoodi. Kui sa mõtled auto peale, elektriauto peale, bensiiniauto peale, diiselauto peale, siis kõik nad vajavad mingisugust kütust. Elektriauto vajab elektrit, diiselauto vajab diislit. Ja tänu sellele kütusele nad saavad liikuda. Täpselt samamoodi on vaja meil seda kütust, et eksisteerida, et meie organitel oleks hea ja et me saaksime liikuda ja energilised olla. Kui aga igasugune toit annab energiat, siis mis vahet seal üldse on, millist toitu me sööme? Täpselt nagu autod põletavad oma kütust erineva kiirusega, põletame ka meie oma toitu erineva kiirusega nii-öelda tuhaks. Reaalselt tuhka meie kehas küll ei teki, kuid see on piltlik näide. Toitude vahe ongi selles, kui kiiresti nad meie kehas ära põlevad, ehk siis kui kiiresti meie keha tarbib selle toidu kõik energiaks. Ja see on ka vahe, kui tihti me peame ennast tankima ehk siis sööma. Hästi lihtne ja loogiline tegelikult. Ebakvaliteetne toit põleb kehas hästi kiiresti ja annab meile energiat väga lühikeseks ajaks, mis tähendab, et me peame väga tihti tankima. Me peame kogu aeg uuesti sööma, sest meil läheb kogu aeg kõht uuesti tühjaks. Pikas perspektiivis see tähendab, et me sööme kogu aeg aina rohkem toitu ja me kulutame aina rohkem raha selle toidu peale ja me kogume aina rohkem materjali enda kehasse, mis võib ladestuda. See toobki omakorda kaasa kiire kaalu tõusu ja olgem ausad, ka rahakoti teeb päris tühjaks. Kvaliteetne puhas toit põleb meie kehas aeglasemalt ja annab meile kauemaks ajaks energiat, mis tähendab, et me ju peame ennast vähem toitma. Mis tähendab, et raha jääb rohkem alles ja mis tähendab, et meil on ka kauem aega seda sama energiat, mida me just sõime. See tähendab, et me ei söö kogu aeg näiteks iga 2 tunni tagant, vaid me sööme näiteks iga 4 tunni tagant. Me sööme kokkuvõttes ju vähem, mis tähendab, et me ei koorma oma keha niimoodi toiduga üle ja ei võta kaalus juurde. Aga miks me ei võiks näiteks 1 korra päevas süüa ja siis on vapsi hästi ju? Sellest räägime me juba selles episoodis, kus me räägime, miks dieedid ja ekstreemne toitumine ei toimi. Aga milline toit on üldse tervislik? See on ilmselt kõige levinum küsimus, sest et arvamusi on ju nii palju erinevaid. Kas riis ja tatar on näiteks tervislikud või on kana ja kala tervislikud või nad kumbki pole tervislikud või mõlemad on tervislikud? Tervislik ja tasakaalustatud toitumine eeldabki erinevate toiduainete kombineerimist, sest et erinevad toiduained annavad meile erinevat sorti energiat ja eri koguses energiat. Kui sa sööd näiteks ainult riisi, terve päev sööd riisi, siis see annab sulle küll energiat, aga see ei anna sulle kõiki teisi aineid, mis sul vaja on, et see energia püsiks. Kui sa sööd ainult kana, täpselt sama lugu. Sa saad küll energiat, aga kohati sihukest poolikut energiat. Kui sa aga kombineerid selle riisi, selle kana ja võib-olla ka mingit salatit kõrvale, siis sa saad kombinatsiooni erinevatest energiaallikatest, mis loobki sulle tasakaalustatud toidukorra ja sa saad nendest kõigistest toiduainetest erineva väärtusega energiat. Kõik toiduained jagunevad enamasti väga lihtsalt 3 erinevasse kategooriatesse, mida me nimetame makrotoitaineteks. Nendeks on valgud, rasvad ja süsivesikud. Kõik need energiaallikad annavad meile energiat ja kõik need energiaallikad annavad ka omal viisil kvaliteetset energiat. Kuigi energiasisaldus on neis erinev. Näiteks rasvad sisaldavad rohkem energiat kui süsivesikud ja valgud. Valgud annavad meile energiat, millega me ehitame oma keha, näiteks lihaseid või tugevdame oma luid. Rasvad jällegi, nagu ma ütlesin, annavad rohkem energiat ja nad toimivad meie kehas kui akupangana, ehk siis nad säilitavad kauem energiat, sest nad sisaldavad rohkem energiat. Ja süsivesikud annavad kiiret ja lühiajalist powerit, mida on vaja näiteks sprintjooksuks või pingeliseks eksamiks või miks mitte ka mingiks pingeliseks koosolekuks.
kõikidest nendest samadest energiaallikatest ehk siis makrotoitainetest räägime juba pikemalt Pantera toitumiskursusel ja ka sellest, kuidas nende tundmise abil kaalu langetada või paremaid toitumuslikke otsuseid teha. Aga kui sa peaksid saama minult ainult paar nõuannet, kuidas oma toidulaud tervislikumaks teha, siis ma soovitan sul silmas pidada neid punkte. Esiteks, mida värvilisem on sinu toidulaud, seda tervislikum see on. Tihtipeale ebatervislik ja ebakvaliteetne toidulaud näeb välja kollakas, oranžikas või pruunikas, nagu frititud tooted näiteks. Aga proovi värve kombineerida, näiteks ploomid on lillad, kurk on roheline, redis on roosa. Proovi värve kombineerida ja püüa tekitada oma toidukaussi vikerkaar. Vikerkaar! Juu! Sel viisil sa saad lisada oma toidulauale rohkem vitamiine. Teiseks, ära mitte kunagi järsult keela endal mingi kindla toiduaine söömist või ära kunagi lõika endale järsult mingit toiduainet menüüst välja. See viib su suht tõenäoliselt kiire failini. Vähenda lihtsalt tasapisi oma ebatervislikke toiduharjumusi toidulaual ja lisa sinna värve. Näiteks, kui sa oled harjunud iga päev sööma 100 grammi šokolaadi, siis ära tee otsust, et nüüd ma ei söö üldse. Tee otsus, et võta see sama 100 grammi šokolaadi ja jaota see 3 päeva peale ära. Näiteks esmaspäeval sööd, teisipäeval sööd, kolmapäeval sööd. See tähendab, et sa sööd ikkagi iga päev šokolaadi lihtsalt natuke vähem ja progressiivselt iga nädalaga harjud seda sama 100 grammi šokolaadi jaotama aina rohkemate ja rohkemate päevade peale, kuni lõpuks sa jaotad selle 100 grammi šokolaadi võib-olla 2 nädala peale. Okei, ma olen aus, ka mul ei tule see päris hästi välja. Aga kuna sa võõrutad ennast sellest šokolaadist, siis sa harjud ka vähema suhkruga, mis tähendab, et sa saad liikuda tasapisi tumedama šokolaadi peale, näiteks nagu tegin mina. Ma sõin ainult piimašokolaadi, kõige tavalisem anneke, kogu aeg. Ja nüüd ma söön täiesti vabalt 80% šokolaadi ilma silma pilgutamata ja kuna see on nii kange, aga ma küll naudin seda, siis ma vajan seda palju vähem ja ma tarbin palju vähem suhkrut. Kolmandaks, kui sa soovid, siis mina väga soojalt soovitan sul oma tervisliku toitumise teekonna alguses hakata pidama toidupäevikut. Sa ei pea mitte midagi kaaluma, sa ei pea täpseid koguseid teadma. See on lihtsalt selle jaoks, et sa ise näeksid, mida sa igapäevaselt sööd, sest et inimestena tagantjärgi me tihti ei taha mäletada, kuhu see väike Snickers või väike koogijamps vahele hüppas. See ei pea olema sul mingis vihikus, see võib olla täiesti tavaliselt lihtsalt telefoni notesidest kirjas. Lihtsalt paned sinna mingisuguse hommikusöögi. Kui sa sõid ühe croissanti, no siis pane see croissant sinna kirja. See ei ole selleks, et keegi hakkaks seda hindama, vaid see on selleks, et kui sa nädal aega pead oma toidupäevikut, siis sa reaalselt näed peale vaadates juba ka ise ilma eksperdi arvamuseta, et oi, seda šokolaadi on tõesti palju näiteks. Sellega sa lood juba endale mingisuguse ülevaate enda toidulauas. Neljandaks ja viimaseks, libastumine ei tähenda läbikukkumist. Kui sa oled suutnud progressiivselt näiteks oma suhkrukogust igapäevaselt vähendada, aga sõbrannal tuleb nädalavahetusel sünnipäev, kus on megarammus tort, siis sa ei pea seda endale keelama ja sa ei pea ka tundma, et pärast selle koogilõigu söömist oled sa läbi kukkunud. Ei, söö see koogilõik ära, võib-olla söö teinegi ja siis hommikul unusta see ära ja jätka täpselt sealt, kus sa pooleli jäid. Kõik normaalsed fitness-inimesed teevad täpselt samamoodi. Keskendu sellele, mida sa teed 80% ajast. Kui sa 80% ajast toitud by the book ja 20% lubad endale küpsist kooki, mojitosid, mida iganes süda ihaldab, siis see ei ole läbikukkumine. See on lihtsalt balanss. Okei, kui sulle meeldis see kiire ülevaade tervislikust toitumisest ja paar nippi, siis lahenda kindlasti see väike testike siin all ära, et oma teadmisi kinnistada ja liitu siis juba kindlasti Pantera põhjaliku toitumiskursusega, kus me läheme kõikide teemadega süvitsi ja räägime kõigest detailsemalt, et mis need makrotoitained täpselt on, miks need dieedid ei toimi ja kuidas siis ikkagi kaalust alla võtta niimoodi, et sa oma ideaalkaalu ka säilitaksid. Ma olen sinna pannud tohutult palju infot ja teinud selle väga lõbusaks ja interaktiivseks, nii et see ei ole mingisugune PDF kujul igav loeng. Seal on rohkelt illustreeritud videod, mis on päriselt ka huvitavad. Minu enda jaoks on väga oluline, et see kursus oleks samal ajal informatiivne, aga vahva ja huvitav. Et sina saaksid oma panustatud aja ja muidugi ka raha eest maksimaalse
tulemuse iseenda jaoks. Aga eelkõige ongi minu missioon selle kursusega aidata sul mõista, mida tähendab tervislik toitumine ja kuidas aru saada, milline on tervislik toit ja milline on pigem kahjulikum toit. Ja kui sul see kursus on läbitud, siis on 100 retsepte Panteras, mille abil sa saad kõiki oma just saadud teadmisi tervisliku toitumise kohta rakendada. Kui sa tunned, et see teekond on just sulle, siis mina ootan sind Pantera toitumiskursusel, nii et näeme juba seal. Tšau!